saate järgmise lõiguna kutsun teid Jüri Büroo-teeninduse uutesse ruumidesse ja räägime videovalvesüsteemidest. Tegelikult praegusel ajal on need süsteemid äärmiselt vajalikud, kusjuures neid saab paigaldada ka autodesse. Viimasel ajal paljud on kindlasti kuulnud, et toimuvad pidevad sissemurdmised, röövid, mõjendus langeb ja igaüks siis, kellel vähegi mõistust peast, võiks enda vara eest ise hakata rohkem seisma. Ja üks lihtne vahendus selleks on videovalvesüsteemi paigaldamine. Kindlasti on võimalik valida kas puhtalt arvutibaasil, arvutivõrgu baasil IP-kaamerate süsteem või siis on olemas professionaalsed lahendused, kus siis iga kaamera käib siis konkreetselt kaabliga digitaalse salvesti järel. Kui kasutada IP-kaamerate süsteeme, siis paljud IP-kaamerad töötavad üle raadiovõrgu. Sellisel juhul siis ei ole vaja teha kaabeldust ja kaamerate paigaldamine hoones on väga väikeste kuludega. Kui nüüd on võimalik kaablit tõmmata, siis kindlasti tasub paigaldada statsionaarne süsteem. Aga sealsed hinnad siis on juba alates paigalduse maksumusest võivad siis juba mitmekordistada kogu süsteemi hinda. Kas te saate kliendile ka konkreetse juba sellise plaani koostada juurde, kui tunned ikkagi sellist videovalvesüsteemide koha pealt? Meil on olemas standardsed pakkumised, mida võib leida siis meie kodulehelt www.jpt.ee ja seal on olemas ka sellised, koos joonistega ka hinnapakkumised, et kui ei sobi mõni standardlahendus, siis võib alati kirjutada meile e-posti teel või siis helistada, leppida kohtumine kokku ja saame siis koos temaga vaadata konkreetse objekti üle ja teha siis objektist lähtuvalt hinnapakkumine. No me ise oleme kasutanud videovalvesüsteemi ühes auto, kus linna peal ringi sõidab ja fikseerib ka linnas toimuvat liikluses. Miks peaks seda näiteks keegi teine autojuht või mingi transpordivahendi omanik endale soetama videovalvesüsteemi autosse? Miks tema jaoks oleks kasulik? No, kõige lihtsam videovalvesüsteem on tagurduskaamera. Et kui autost on tahapoole nähtavus piiratud, siis vahest juhtub, et tagurdatakse prügikastile otsa kuhugi puusse, pinkidesse, vastu seina näiteks, et sellisel juhul on 3-4 tuhande kroonine kaamerasüsteem abiks. Kaussõida autojuhid või siis suuremate veoautodega sõitvad isikud, kellel siis on koormaga probleeme, et oleks vaja sõidu ajal jälgida, mis seisus on siis kas lahtine või kinnine koorem või kui on ka plommitud konteinerid, siis ka mis seal siis toimub. Kuhu see kõik informatsioon salvestub või kuidas me kõike näes? Et kui ei piisa lihtsalt telerist, siis võib paigaldada digitaalse videosalvesti, mis salvestab kõlakettale. Et näiteks kui on firmadel, kes kas rendivad autosid, veavad teiste autosid, veavad inimesi või siis mingisugused muud, ütleme siis teenused, kus siis on kolmandad osapooled mängus ja vahel tekivad küsimused, lahkhelid, tähendab, mis siis ikkagi toimus teatud ajahetkel, siis on väga hea võtta videosalvestis ette, vaadata, mis siis tegelikult toimus. Näiteks siis taksod, bussifirmad, pamperteenust osutavad ettevõtted, kõik sellised, kellel võib tekkida klientidega hiljem lihtsalt mingisuguseid sõnelusi. Kui siin oma fantaasid lasta lennata, siis tegelikult on võimalik seda kasutada näiteks ka puhtalt isiklikuks otstarbeks õppida sõitmist, näiteks või kui inimene harrastab autosporti, siis enda lihtsalt mõnestuseks või sõiduõppimiseks. Jah, seda küll, sest et salvestile saab paigaldada kuni 4 kaamerat, ehk siis autokoolides saab jälgida ettepoole, tahapoole, õpilase nägu ja siis ka jalgade tegevust. Kuna meil on ikkagi tegemist niinimetatud kaablikuttide firmaga, siis autode puhul me teeme lihtsamaid elektritöid, et sealhulgas siis audio-video paigaldus, kaamerate paigaldamine, videosalvestite paigaldamine ja LCD, DVD seadmete paigaldus. Ja nüüdseks oleme kolinud Lõigu ja Peetriga vahele Tartu maantee 171. See on see koht, kus piltlikult on löödud, kus Tartu maantee läheb neljaks, tuleb enne ruttu väike teel ära keerata, et siis saab teejuht ilusti kenasti. Täpselt nii. Et siin on meil siis avatud tehnika müügisalong ja lisaks siis ka hooldustehinduskeskus. Uudisena pakume ka autode elektriteede tegemist. Kuna koht on uus ja inimesed ei ole veel harjunud siia tulema, siis on igasugune väike promokampaania alati teretulnud. Ja siis kõikide selle kuu jooksul, ehk siis aprillikuu jooksul videovalve lahenduse siis seadmed koos paigaldusega tellijate vahel toosime välja terve personaalarvuti komplekti koos monitori ja printeriga. Nii et tulge soetage endale siit Jüri Büroo-teenindusest videovalvesüsteem ja 3. mai saates juba kuulete näete, kes võitis endale suurepärase arvutikomplekti.